Kui notaris on käidud, siis tegelikult on üks oluline samm veel. See on vormistada üleandmise vastuvõtmise akt. Selle jaoks võiks tegelikult müüjaga kokku leppida, et enne kui te lähete notarisse, ütleme näiteks, et sul on notar hommikul kell 11, siis oleks mõistlik kokku leppida müüjaga, et vahetult enne notarisse minekut te saate uuesti seal kinnisvaraobjektil kokku, et sul oleks võimalus kontrollida, et see kinnisvaraobjekt, mida sa kohe ostma hakkad, on samaväärses seisukorras kui siis, kui sa viimati sellega tutvumas käisid. See annab sulle garantii ja kindluse selles osas, et müüja ei ole vahepeal seda kõige uhkemat mullivanni vahetanud välja mingi roostetava pisikese vana malmvanni vastu või mis iganes muud põhjused. Kui kinnisvaraobjekti seisukord on vahepeal kardinaalselt muutunud või on ilmnenud mingid uued puudused, siis kõik see on sul võimalus sinna üleandmise vastuvõtmise akti kirja panna koos nende puuduste kõrvaldamise tähtajaga. Kui te notaris ära käite, siis allkirjastate selle vastuvõtmise üleandmise akti, sellega annab omanik sulle valduse üle, ja sina aktsepteerid selle valduse siis sellises seisukorras, nagu ta on, sellepärast ongi oluline teada ja olla kindel, et see kaup, mida sa ostad, on see, millega sa ise arvestanud oled. Me usume, et kõik inimesed on ilusad ja toredad ja head, aga pärast üleandmise vastuvõtmise akti allkirjastamist ja võtmete saamist on kindlasti mõistlik selle kinnisvaraobjekti lukud ära vahetada.